Missugune omadussõna iseloomustab möödunud hooaega kõige paremini? Miks? Millise hinde annad läinud võistlusaastale? No, omadussõna võiks öelda selline ebastabiilne. Et kui võtta sellist jalgpallihooaega, kui ütleme siis 3000 meetri jooksu või pikema jooksu, siis, kus on vaja stabiilset ehitust näidata, siis ma ütleks nii, et me alustasime sellise väga rahuliku sörgiga, esimesed mängud, siis hakkasime spurtima kõvasti ja siis mingi hetk nii-öelda sörkisime jälle lõpuni, et midagi sellist võtaks kokku. Aga hindele ma arvan, et 3+, et tegelikult need ootused, eesmärgid, mis ma püstitasin, see viies koht või minimaalselt 5. koht, siis need sai täidetud. Kuidas erineb 2019 Tarvas 2018? Kes on läinud, kes on tulnud? Kas on kedagi ka Tarva välist radaril? No jah, ma ise tegelikult siin üks päev vaatasin, et siin 2 hooaja peale on 14 põhimängit ära läinud meil, et kuigi samas ma lõin kokku, meil on 13 uut mängit juurde tulnud, et selles loomulikult väga suurt rolli mängivad noormängijad, aga sellel hooajal kindlasti ma arvan väga suureks plussiks on Alari Tovistiku liitumine ja ka madalamat liigatust on tulnud siis Rauno Valk tagasi, kes enne ka meie eest mänginud ja John-Erik Juht. Aga jah, meil on mingis mõttes väike koostöö tekkinud ka idapiirkonnaga, kus me siis Kiviõliga ja Jõhviga oleme saanud ka mõned mängijad testimisel tuua ja loodame nendest ka, et tulevikus nendest ka ikkagi abi. Kuidas on kulgenud uueks esiliiga hooajaks ettevalmistus? Millised on murekohad? Kuidas oleme need ületanud? No suures plaanis võib pidada jällegi rahuldavaks seda ettevalmistust, kuigi ütleme siis, et suurt jalgpalli on saanud vähe mängida, kuna see talv on olnud nagu väga-väga lumerohke ja suurt rolli on loomulikult mänginud ka saalitrennid ja loomulikult ka maneesitrenn, et selles mõttes me oleme saanud oma asjad ära teha, aga lihtsalt siis kunstmuru peal oleme saanud väga vähe trenni teha, et näiteks võin tuua, et jaanuarikuus tegime siis kokku 4 treeningut kunstmurul. Aga ma arvan, et mehed on tegelikult väga positiivselt olnud meelestatud selle koha pealt, et kui vähe oleme saanud jalgpalli mängida siis kunstmurul, aga ma arvan, et mingis mõttes ka on suur pluss saalimäng, et see kasvatab sellist iseloomu ja samamoodi sellist mõttekiirust, et sa pead kiiresti tegutsema ja sa pead olema aktiivne ja mingil määral ka agressiivne. Hallimängud. 2 suureskoorilist võitu, millel järgnes 3 kaotust. Mida need mängud endast kujutasid? No hallimängud olid tegelikult see aasta, ma ütleksin, et isegi parema tasemega kui eelmisel aastal. Et loomulikult eelmine aasta me vist saime 2 võitu, 1 viigi, 2 kaotust, kuid kui ma mõtlen selle peale, kuidas me see aasta need mängud kaotasime ja mis koosseisuga me mängud kaotasime, siis ma tegelikult näen, et meie võistkonna jaoks need mängud läksid see aasta isegi paremini. Et 2 viimast mängu, ütleme siis Leegioni ja Levadiaga, väga suured probleemid olid koosseisuga, aga tegelikult oli näha ka, et ikkagi vastase tase on mingil määral ka tõusnud. Et tuleb väga huvitav hooaeg selle koha pealt, et vastased on tugevamad, ma arvan, ma eeldan, ja ma loodan, et meie mängijad saavad aru, et me peame ise ka nüüd juurde panema. Millise sihiga lähme vastu algavale hooajale? Milline koht lõpptabelis meid rahuldaks? No ma paneks jälle sellise tagasihoidliku sihi, et ma arvan, et selline 5. koht minimaalselt oleks nagu väga võimalik tulemust teha. Et kui ma mõtlengi praegu nende hallimängude peale ja natukene selle liiga koosseisu peale see aasta, siis ma ütlekski, et esimesed 3-4 kohta on mingis mõttes nagu väga raske püüda. Aga ma arvan, see 4-5 koht on täiesti reaalne. 10. algab meie hooaeg kodumänguga versus Tallinna Levadia U21. Millised on peatreeneri mõtted selle kohtumise eel? Oleme hooajaks valmis? Ma ütleks nii, et me täielikult valmis oleme. Et meil oleks 1-2 nädalat veel vaja sellistes heades tingimustes, nagu praegu meil on, ilm on soosinud, on ju, trenni teha, siis me oleks lõplikult valmis, aga ma usun, et ega meist võib-olla mitte keegi oleks selleks valmis liigas. Võib-olla see on mõned võistkonnad, kes on täielikult siin saanud hallides treenida ja tingimused on head olnud, aga kui võtta seda üleüldist Eesti sellist
aastat, talveaastat, siis tegelikult ongi raske olnud kui mujal, nii Viljandis, Pärnus, kõik alates Premium-liigast kuni esiliigani on kõik tegelikult hädas olnud selle ilmataadiga. Et ma arvan, et minu jaoks kõige suurem probleem on see, et keda ma saan esimesel mängul kasutada, kes on terved. Siin on väike praegu selline gripiepideemia meil jälle mööda Eestit ringi rändamas ja loomulikult ka ütleme selline mängijate võib olla oht, et mängijad kukuvad nii-öelda enne sellist liiga hooaega ära, et mingi väike pisivigastus tekib treeningul, ma kardan kõige rohkem just neid. Et ma mingis mõttes olen proovinud treeningkoormused isegi siin hooaja lõpus või tähendab ettevalmistusperioodi lõpus alla tõmmata, et olekski selline vigastuse oht võimalikult väikene. Miks tasub tulla tribüünile Tarvast toetama? See on selline küsimus, et nagu miks tasub tulla, aga ma nagu pigem mõtleks, miks ei tasu tulla, et meil ongi nagu alati otsime küsimust, miks peaks publik tulema. Aga miks ei peaks? Et te olete Rakvere linna inimesed ja teie Rakvere linna meeskond mängib, et ma arvan, et see ongi kõige suurem küsimärgi koht Eesti jalgpallis, et miks inimesed ei taha tribüünile minna oma võistkonna tegemisi vaadata. Et mida ma luban, on kindlasti see, et te näete kindlasti sellist atraktiivsemat jalgpalli see aasta kui eelmine aasta, et liiga tase on kindlasti tugevam. Ja ma luban omalt kohalt ka, et mehed on see aasta rohkem motiveeritud.